Hi! Piu-piu, pau-pau. Me oleme just liikumas linnas natukene ringi otsimas Wi-Fit. Sellepärast, et laadida üles oma eelmise nädala vlog. Me jäime eelmise nädala vlogiga väga hiljaks ja seda sellepärast, et me kolisime. Sorry, ma olen väga excited selles osas. Meil on nüüd täitsa uus kodu. Me ei näita teile veel oma kodu enne, kui meil on see ilusti ära kaunistatud, mööbeldatud. Ja nüüd mis tähendab seda, et podcastid naasevad ka oma õigetel aegadel. Tuleb rohkem külalisi. Tegelikult käisime eile ühes vahvas pulma. Et vaadake korra, Martti näitan ta teist põske. On või? Ja sul on ikka veel habemes teise tüdruku musi. Me nüüd vaatame, kas siin kodupoes on olemas kuskil mingit magusat Wi-Fit, mis aitaks meil üles laadida teile selle video. Ma otsin muusikat enda video jaoks. Jaa, fun fact. Täna on see päev, millal läheb linn. Esimene video üles. Hirmus on. Täiega hirmus on. Tere, Siino laadis üles just uue video. Nii hirmus selle. Kuidas tunnen? Ma pole saanud kõida. Sellega näkku. Mul on nii paha olla, sa tuled selle kaameraga mulle näkku. Ma olen... Jaa, ma olen nii närvis. Pea valutab. See lihtsalt tekitab mulle praegu üleliigset stressi. Me oleme sinna, me näeme seal. Niiviisi, olemegi jõudnud kohale, me oleme saanud oma jällegi niisugused vahvad asjad kätte, millega me sisse. Liina nägi just hetk tagasi ühte draakon. Ja siis ta juba hakkas siin rohkem kisendama, kui ta me esimest korda mind nägi, nii et noh. Ma just nägin, et seal on vegan donut shop, ehk siis me laeme raha peale. See on vist niisugune tõusev trend, et igal ühel festivalil nüüdsest edaspidi ongi mingi niisugune käepäev, millel sa paned raha peale ja siis sa saad seda kasutada ja igal juhul niimoodi siis maksad oma teenuste või mis teenuste, aga sellega tuleb üks halb asi nimelt. Kui sul jääb raha alles, siis alates 5 eurost saad sa raha tagasi. Nii alates 6. augustist sa saad nagu küsida seda raha tagasi, vaata. Kas me kasutame ühte seda käepaela nüüd? Martinil ei ole kahte küll mõtet nagu. Plus sind teades, sa kaotad ära ka veel selle. Kas me käimegi festeritel selleks, et süüa või? Ei. 10 kunni. Meie ootame nüüd Nublu, aga siinkohal tegelikult tahaksime rääkida väikesest challenge'ist. Mis sa arvad? Jaa, challenge, mis mina võtsin vastus Metsakutsu challenge nimelt Elu24 on teinud väga huvitavaid artikleid siit. Võtsin selle vastutuse enda peale, tegin ka siis ühe pildi endast veepudeliga. Inspired by Jaane. Nüüd tuleb see mussoon vihm ära ka. Me just rääkisime muideks sinust. Oota, Patardi Ülikava. See läheb vairaliks. See läheb vairaliks. Innustame teisest ka rohkem vett jooma ja Metsakutsu challenge'ist tegema, on ju? Vaata sinna lihtsalt piukene. Kõik jooksevad. Sa said olla siia rääkima ja kui tuliti, siis ainult vihakene. Nagu poni ja skaid läbi öö, kaputsiino lõõnad jälle tõuseb väike minaga. Ja ma kuulsin, mida tead kuuki, et su venda Panna mulle luuki! Vaadake neid, no vaadake neid. Jumal mul on lihtsalt, damn Danielsid on. Ma lähen fööniga kuivatan enda särki, sest et ma ei anna alla, ma olen draakonite fänn ja ma kuivatan selle fööniga kodus ära. Mina lihtsalt vahetan oma riided ära, mul juba. See tähendab halba, kui sul juba hääl kiuksub. Nii et haigiks ei ole vaja jääda, muidu ju need vlogid jäävad teile kogu aeg hilinema, nagu nad on siin viimasel ajal. Niiviisi me lubasime, et me kodu teile veel ei näita, aga nüüd sellepärast me oleme hästi sisse zoomitud, et ei näeks mitte midagi, aga Me oleme naked ka. Selja tagant näete küll, et Liinal on tegelikult kõik asjad seljas. Mul on seljas kõik, näed vaata, mul on seljas, aga lihtsalt me oleme läbimärjad. Aga natuke saa pärast me hakkame liikuma sinna, paneme uuesti kuivad riided selga ja... Siis lähme vaatame, mis seal on, sest tegelikult vibe on täiega tuus seal. Ma ei osanud isegi oodata, et selline vibe on seal. Ei, see on mega mõnus. Liinal on mitte midagi muud praegust mõttes, kui ainult minna kuhu. Draakonitel esiritta. Ja siin me nüüd siis olemegi, kämpime. Liina on teise ritta ennast püsti seadnud. Tema siit liikuda kuhugile ei taha, meil on 20 minutit jäänud selleni, kui tuleb peale Liina maailma lemmikum bänd üldsegi. Üllatus, selleks on Everton The Two Dragons. Loodab, et keegi läheb äkki eest ära, siis ta saab sinna ette ritta võtta. Niiviisi väike update vahepeal jäänud on 5 minutit. Liina ikka veel seisab väga tugevasti. Pakkusin talle võimalust, et lähme käime toome vett. Ta ütles, et ei, temal ei ole mitte mingisugust vett vaja siin selles olukorras. Kõnne krai. Ei oska olla midagi. Lõpeta ära, võta see kaamera ära mul näo. Seda siiamaani läheb. Liina jäi sinna teise lava ette nutma, samal ajal läks praegust tegelikult peale selline asi nagu Tommy Cash, nii et kuna me oleme siin tegelikult kajastamas seda üritust, siis mina jätsin ta hetkeks sinna, lähme vaatame, mis teeb see sularahapoiss Toomas.
My reality is sweet, baby. My reality is sweet, better than your dream. Look at all my shit, look at. Eesti YouTube'i Martimaa, mine kuradi kõvana! Ja nii kiiresti ma sealt tagasi olen ka. Ütleme niimoodi, et Tommy Cashil on megatuusad ja visuaalid, millest nagu kolmandaks loost nagu on niisugune okei. Sa võid neid visuaale vaadata, kui ta niimoodi teeb oma Artsust mussi pool aega, siis on niisugune, et nagu noh, ei cool, ma tahaks neid bängereid kuulda. Aga ma ei jõua neid ära oodata, ma olen tagasi, ma tahan näha, siis varsti peaks lõpetama Draakonid, kes teevad siis veel oma viimased lood, mille hulgas peaks olema need kõige vingemad lood, ma loodetavasti. Vaatame, kui märg ja nutetud Liina siin nüüd juba hetkeks on. Noh. Kuidas? Ma olen nii pettud, et teil viimane lugu juba on. Ma ei ole okei sellega. This is sad. It's over now. Kuna ma näen neid jälle mingi aasta pärast uuesti või? Selle suve teema on vist see, et ma kohtun alati festivalidel oma vennaga, näed, siin ta on jälle. Liina jälle räägib tal jälle, kui suur fänn ta on. Me räägime siis padukast, mis vahepeal oli, see oli ikka rets, noh. Mussoonvihmad nagu Marti. Oligi äge, et selle kogu nagu Tom Modelli kontserdiga me elasime nagu mingi paar kuidagi nagu hooaega läbi, vaata. Nagu oleks terve päev koos olnud tegelikult kontsert, mis 40 minutit. Meie jaoks on tänane festival läbi, aus ülevaade sellest kõigest. Liina, sina alguses. Ütleme nii, et alustame sellest õhkkonnast seal. Ma ei oleks mitte kunagi arvanud, et Tallinnas üldse nii keskel Tallinnas on võimalik teha selline õhkkond, mis oli nii mõnus. See oli nagu, ma ei tea, õhkkonnale küll enne. Minu meelest see oli nagu väga intelligentne festival just selles mõttes, et nagu kui me nagu eelmisel nädalal nägime natuke niisugused lädrasid purjus inimesi on ju, noh, lätlased võib-olla natukene ei oska ennast üleval pidada, aga noh, see selleks on ju. Ja siinkohal mul olid nagu ootused niivõrd nagu palju madalamad, kui nad seekord olid. Ja me olime suht skeptilised ise mõlemad alguses mingi, et sweet spot. Aga nagu samas nüüd, kui me oma silmaga oleme seda näinud, siis ma tean, et ma tahan kindlasti järgmine aasta tagasi minna. Meie nüüd tõmbame siit osad kokku ja homme on meil natukene veel tõmbas. Ja me üritame nüüd, lähmegi monteerima seda, et me saaksime teisipäeval üles selle. Andke meile slappi või kui keegi monteerib seda hiljem kui teisipäeval, siis... No tere hommikust meie olukorda. Ma natuke võibolt näitan liiga palju meie kodu praegust juba. See lamp. Igal me tegeleme sellega, et me saaksime järgmises osas teile näidata seda kõike, aga täna lähme meie siis Liina isa ja vana. Ja minu sünnipäeva perega tähistame sellepärast, et minu vanemal on esmaspäeval sünnipäev, minul on 2. august, isal on 4. Ehk siis me oleme väga väiksest saati juba perega kõike koos seda tähistanud, nii et... Oi, ma näitasin jälle natuke palju. Minust nii puudust. Mingi let me hug you, vaata. Musid. Sofi, see on Sofi arvab, et temal on sünnipäev. Ei! Vaata! Aitäh! Et sa oma kanalil tööd saad teha. Issand, kui väike sa oled. Sa sööd kooki ennem salatit. Hommikust, tere Tiit, tere Mai, tere Kai, tere Vai. Kätte on jõudnud esmaspäev, meie läheme praegu, või õigemini Marti läheb praegu kohtumisele, aga... Me ei tulnud siia rääkida, ma täna nagu tüüdki. Kas sa saad aru, me salasime eile podcasti, by the way, kuulake meie podcasti all on descriptionis link. Not even kidding. Marti tegi mingi üle 10 Nublu referentsi seal ja see ajas mind lõppkokkuvõttes nii närvi, ma olin lihtsalt mingi... Miks? Mis seal oli? 200 maksis. Mis nüüd ühel lisal ei hinda küljes nagu? Mulle meeldib see on ilus, aga jällegi see mingi mega... Jaa, tore, 4 sotti. Kogu asjade peale võib olla meil 4 sotti maksimaalselt nagu... Me ei saa home shopima minna koos. See ei lõppe hästi. Peame praegust kõiki poode läbi niimoodi, et Liina teeb pilti nendest ja siis me pärast tuleme tagasi või lepime kokku, mis me ära ostame, sest et muidu me ostame ühest kohast ära, siis me tuleme teise kohta ja mõtleme, siin oli veel parem ju. Vaata, kui lahedad need korvid on. Ja need on matid ka, mulle nii meeldivad need. Turu, ma olen terve, seda päeva oodanud nagu mingi 100 aastat väga väiksest saati, kui ma saan tulla oma home shopima nagu. I'm gonna cry, but it's okay. Ja Liina nutab selle pärast, et kui palju raha meil täna kulub. Siis saaks ka pisikesed sakilendid panna, siis mul on see mingi sakilenti teema, nagu ma tahan hästi palju
palju neid. Aga sulle meeldivad ju sakkujuhendid? ja. Nad teevad nii palju lahedamaks. Kui nad ellu jäävad lõpuks ikkagi. Mees, ma olen juba mingi 4 korda kastnud kõiki meie lille, mis on kodus. Meie rõdult alla ja meie altnaabrid, neil olid küll lilled ära kuivanud. No Merileis, mida sa teed? No miks sa oma lille ei kasta? Kas me tahaks panna diivan ette mingit niukest vaipa või? Miks küll? Meil kulub täna nii palju raha. Aga meil ei ole selle vastu midagi. I might be broke, but at least I have a pretty home. See tähendab seda, et te näete rohkem meie kodust vloge ja me hakkame rohkem tegema, siis sitta on videoid. Vähemalt mul sünnipäev tulemus, nii et nagu... Mis sa arvad, et sa saad kuidagi moodi raha tagasi sünnipäevaga? Sa teed sünnipäeva peo, see läheb ka raha ju. Ma olen nagu MacGyver Liina tõttab appi, vaata. Kas sa tead, miks me peaksime selle ostma endale või? Ära ütle palun, et nagu selleks, et mul vähem aega kuluks meigile või? Siis sa paned iga kord, kui sa meiki alustad, siis sa paned selle endale niimoodi siia ja siis käib ära ja siis sa pead meigi sama ajal valmis saama. Juba on korv täis. Me jaurasime tükk aega ja seletasime siin sellest, et kuidas me siin lauda valisime ja jaurasime. Liina ei pannud filmima isegi. Nii hästi, ei pannud ja nii hästi sa oma kaamerat teadki. Sa filmisid jalgu, igal juhul. Liina just tehti sellest ilma, kui excited oli sellest, et me lihtsalt andsin loa, et jah, selle laua me võtame ära. See meime contentist ilma praegu. Aga see on palju parem content praegu. Meil on kaamera kuskil siin taga nurgas all, asjade all. Igal juhul, sellepärast, et kaamera nüüd siin taga kuskil all, me filmime ka telefonist. Ja sedasi me asumegi koduteele. Siin on Liinal kõik... Tada! Me oleme kodus, siinkohal me tõmbame otsad kokku, et hakata kõike seda, kuskil seal taga on kõik need asjad näevate seal. Ja, et kuskil seal taga on meil asjad, mis tuleb kokku panna. Me juba istume siin nende valgete asjade peal. Eks ole näha, kui hästi need veel vastu peavad. Äkki järgmises osas juba näete, kuidas need on täiesti kaotatud ja kadunud. Aga mis seal ikka? Hakkab pihta. Tegin sulle tagasi praegu. Et ma olen üle piiri nagu pihpas. Tõru, sa ei pea kõiki nalju nagu nii kaugele viima. See läheb liiga pikalt edasi. Sa oled läbi määrid, kes ei ole enam naljakas. Tulge homme tagasi. Mis homme tagasi? Järgmine nädal tagasi. Kuulake meie podcasti. Jep. Siis te näete täpselt, milline meie kodu on. Praegust te nägite jube vähe. Te näete, või meelega jätta. Varsti näete rohkem. Ja mis veel? Kui te subscribe nüüd pole, siis tehke seda. Sest et muidu te lihtsalt ei tea ju, millal me tagasi oleme siinkohal. Tšekkake minu kanalit ka välja siis. Bye!